Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 29. Meil on saatesse täna jõudnud filmirežissöör, meelelahutaja ja mees, kellel on ka kaksikvend, mees, kellel ei ole ka tai-boks võõras. Romet Esko, minu hea sõber, tere tulemast saatesse. Romet, kõigepealt kõige igavam küsimus. Kuidas sul läinud on vahepeal? Pole iga kurta. Üle pika aja, see on 1. september, kus ma ei pea kooli minema. Ma ärkan hea tänulikkusega iga hommik, et mul on palju rohkem aega endale. Nüüd hästi pikalt räägitakse igal pool sellest, ükskõik kus ma käin, jääb see kõrvu. Sa muutsid oma soengut hiljuti, eks ju? See antud soeng sobib sulle väga hästi. Mis oli see koht, kus sa said aru, et kui aitab küll, ma nüüd tõmban siit? Okei. Mõtlesin, et ma võiks nagu Eminem välja näha. Ei, tegelikult mul vist sai villand. Öeldakse, et juuste sisse tallutab nagu kogus mälestusi. Äkki ma tahtsin unustada, kui hea suvi mul oli. Ma ajasin kõik juuksed maha. Uuelt lehelt kohe, septembrikuus, eks ju. Teete vennaga filme. Need on päris ägedad ka, ma olen neid näinud. Kui lähmegi sinna nii-öelda origin story'sse, sinna algusloosse kohe sisse. Kuidas teie jõudsite filmimaailma? Kuidas kaks ägedat poisiklutti, kaksikut jõudsid sellise maailma nagu on filmindus, filmimaailm? Okei, origin story. Lähme täitsa algusse. Täiesti kõige esimene osa. Ja. Interiör. Haigla. 1999. Siis me sündisime. Meil on nagu väga hea meel, et me jõudsime 90-ndatel sündida Rauliga. Ma arvan, et jah, meie vanemad olid rohkem noored. Meil oli võimalus palju filme näha väiksena, kui me kasvasime üles. Ja multikaid, kui nad tööl käisid. Mäletan esimesi filme küll, mis ma nägin, olid äkki Kiired ja vihased ja Emblik mees ja Arnoldi filmid. Need olid nii inspireerivad, et mitte miski muu ei olnud minu jaoks nii lahe kui filmid. Siis sealt, ma arvan, see hakkaski arenema, et me hakkasime Rauliga ise oma filme tegema. Aga te olite ka need õnnelikud lapsed, kes ikkagi VHS-i jõudsid ära näha ilusti? Või te olite juba DVD-de peal? Enamasti DVD-d, ma arvan. Ja mingeid VHS-e ma küll mäletan, see paks kassett on ju. See paks kassett, jah. Ja CD-d ja DVD-d. Küsi minu käest, jah. Mina saan sellest rääkida. Siis me räägime hommikuni sinuga nendest asjadest, siis olid ju videolaanetused ka. Sa oled ju tegelikult väga palju filme juba oma elu jooksul näinud. Kas on ka sellised lemmikud žanrid tekkinud, kus sa võtad ka inspiratsiooni? Ikka jah. No ma proovin vaadata nii palju filme, kui ma suudan, aga mul on kui on neid küll maitse, mis mulle meeldib. Ma viimasel ajal vaatan väga palju 90-ndate action-filme. Sa oled õiges kohas. Sealt enamasti noppin kõige rohkem. Aga ikka ma tutvun uute filmide, vanafilmidega. Kui me filmikoolis käisime, siis me pidime vaatama ikka alates need kõik ajastud 40-ndad, 50-ndad, 60-ndad. Mustvalged filmid. See on nagu selline neid on raskem vaadata. Neid on raskem vaadata, miks? See on nagu mingid filmid on nagu natuke nagu sööks hamburgerit, aga mustvalged filmid on nagu sööks mingi porgandeid ja brokolit. Ma ei ole sellist võrdlust veel kuulnud. Aga kuidas... Sa ei ole vegan, jah, ma saan aru. Ei ole. Aga kuidas see kooliteekond teil kulges? Et tegite ju kahekesi. Ma olen harjunud teid alati tiimina nägema, et kui ma nüüd aus olen, siis tegelikult on väga harjumatu näha ainult sind täna siin. Ma saan aru, meil on kahekesi räägite läbi segi, eks ju. Aga kuidas te oma seda tiimi
võimu ja väge nii-öelda hoidsite siis koolis oma vahel. Sest te tegelikult tegite ju väga palju koostööd. Teete ju seda siiamaani, eks ju. Aga kuidas see koolis käimine, just see BFM-i teekond välja nägi teil? Okei. Et tegelikult minu jaoks ka tänane on lahe sümboolne moment, kus ma olen, muidu ma käin vennaga igal pool, aga täna on essa kord, kus mind on kutsutud nagu indiviidina kuskile ja minu esimene avalik nagu etteaste üksinda. Aga kooli ajal minu kogu elu, jah. Ma olen ju sünnist saati olnud kogu aeg oma vennaga ja me oleme alati koos töötanud. Nagu sündinud juba tiimina. Kooli ajal ka me ikka jagasime kõik ülesanded pooleks ja mul oli alati parim sõber. BFM-is me tihti isegi hiilisime teistest tundidest eemale, et teha oma filmi Rauliga koos. Ma mäletan mingeid hommikuid küll, kus me võtsime sealt tehnikat ja siis me läksime oma filmi kahekesi tegema. Väga õige. Võtta igalt poolt, kus saad, eks ju, aga tee seda seaduse piirides. Kas sa mäletad, mis tunne sind valdas, kui te saite oma sellise esimese väikse või lühifilmi valmis? Mõtlen. Ikka kõige esimene äkki oli ju, kui ma olin mingi 11, siis oli telefon, selle nimi oli vist see Blueberry telefon, millel on need nupud all, see klaviatuur, siis sellega sai nii filmida, et filmib ja siis võetab stoppi ja siis saab midagi muuta ja siis saab panna play jälle ja siis see oli nagu esimene kord, kus me saime teada, kuidas kasutada siis lõiget, nagu filmi lõiget. Siis ma mäletan, me tegime siukse video, kus üks vend oli ja siis me panime stoppi ja siis me võtsime talt mingi särgi ära ja siis ta avastab, et tal kadus särk järsku ära. Siis kui me selle valmis saime näitusime, me olime üliuhked, et me tegime nagu filmimaagiat selle telefoniga. Ja ma mäletan küll seda. Hiljem sellest edasi, äkki kui me olime 18, see oli peale gümnaasiumit, siis me tegime päris esimese lühifilmi. See oli ikka 40-minutine seiklusfilm. Aga see võttis ikka kirjutamist ja mingi 5-päevane reis, kus me filmisime, mäletan peale seda ka väga eriline tunne, et meil oli oma idee peas, millest me ei lasknud lahti. Me selle valmis saime, see oli uskumatu. Ja. Üsna badass. Nüüd ma arvan, et ma kogu aeg ajan taga seda sama tunnet, kui ükskõik, mis me teeme, et see tunne, et vau, me tegime midagi nii lahedat. Mis on hea filmi nagu peamised kriteeriumid või siis kas on olemas mingi vahe, kui sa vaatad filmi, siis on üks kriteeriumite valem ja siis kui sa teed filmi, siis sinu jaoks on nagu teine kriteeriumite nagu valem, et see oleks sinu jaoks hea film. Hea film. Jah. Mõni film võib olla nii halb, et see on hea, aga vahepeal mõni film on nii hea, et seda on raske vaadata isegi. Minu enda jaoks äkki see, mis tunde see mulle annab, nii hea see minu jaoks on. Näiteks nagu mõtlen, mis on hea film. Terminaator 2 näiteks on ülihea film, seal on kõike, seal on tulistamine ja Terminaator ja Arnold ja VFX-i. Ja see on päris raske küsimus, mis on hea film. Ehk siis sinu jaoks ei ole nagu mingit kindlat arusaamat, et mis on ühe või teise filmi
nagu vajalikud stseenid või režissööri nagu lähenemised või režissööri nagu pilk selleks, et saaks öelda, et see on nagu hea film. Ehk siis iga film on unikaalne, see on pigem mingi kooslus erinevatest stseenidest ja signaalidest, mida režissöör soovib anda ja noh, seda ainult nii saabki nagu hinnata, et mitte eraldi iga tükk, vaid tervikuna. Aga kas on mingi asi nagu filmis, või kas võib olla filmis mingi asi, mis paneb sind kohe stoppi peale panna? Et ei, noh, seda ma kindlasti ei vaata, no see on küll jama, kui selliseid asju tehakse või näidatakse, see on küll jama ja vastupidi, kas võib olla mingi selline asi, et sa paned mitte stoppi peale, vaid pausi peale, et siis ja vaatad veel üks kord. jah, öeldakse tavaliselt, et või ma ise lähtun sellest, et kui ma vaatan mingi filmi ja see ei meeldi mulle esimesed minut või 2, siis see tõenäoliselt ei meeldi mulle selle filmi lõpuni. Tavaliselt see võib-olla esimene avakaader juba ka võib selle määrata, kas mulle meeldib see või mitte. Aga ma üldjuhul vaatan vägisi lõpuni, kui ma juba alustan mingit filmi. Aga ma arvan, film on nii hea, kui on režissööri visioon, kes seda teeb. Ikka režissöör paneb ju alati on mingi idee selle filmi taga, millest see räägib. Ükskõik, kas see on action film või õudusfilm, sellel on nagu sõnum. See, kui osavalt režissöörid selle peidavad filmi sisse, see määrab, kui hea see on. Aga samas üks hea analoogia veel. Film on natuke nagu pitsa ka, see on nagu tervik kõikidest nendest komponentidest. Režissööri töö on võib-olla ainult näiteks need pepperoniviilud, aga kõik see heli, need näitlejad, need on kõik need komponendid ja üks pitsa on nagu hea tervikuna. Ainult üks osa ei tee üli head filmi, vaid kõik osakonnad peavad koos töötama, et oleks üli hea film. Kõige paremad ongi need filmid, kus on nagu kõik osad on väga tugevad, näitlejatöö, stsenaarium, helidisain, väärib ja. Mis on siis sinu jaoks filmi tegemine? Kas see on reaalsuse peegeldamine või siis see on uue reaalsuse loomine? Või siis see on üldse tuleviku ennustamine või isegi loomine, noh, seesama nagu Terminaator, et noh, vägisi tunneb, et selles suunas me tasapisi nagu liigume, et üks suur arvuti või siis tehisaru võtab nagu kontrolli nagu üle. Skynet. Yeah. Skynet tuleb. Ma arvan, filmid on küll jah, mingil määral me ikka peegeldame seda, mis me näeme ühiskonda. Lavastajad peegeldavad seda, mida nad näevad, panevad seda filmidesse. Aga sealhulgas ka võib olla tuleviku visiooni peegeldamine, et see, kuidas seda režissöör näeb, et sest ma arvan, et režissööri puhul on selline omadus olemas, et vaadata nagu maailma süsteemselt ja kui sa vaatad maailma süsteemselt, siis sa võid pakkuda analüüsi, kuhu see viib, et mida see süsteem teeb nagu tulevikusse. Aga minu jaoks vist on küll nii, et me filmidega loome nagu mingis võtteformaadis siis nagu enda reaalsuse veidi. Ja siis me kaameratega jäädustame seda. Aga see, mis seal filmi sees on, minu jaoks on küll päris. See on nagu meie enda loodud reaalsus, mis räägib mingist ideest, mida me tahame edasi anda. Ja. Kas toimub ka mingi maagia, kui sa teed nagu filmi? Kas sa nagu tunned, et toimub midagi nagu erilist või midagi,
mida ei ole võimalik nagu lahti seletada, oled sa mingi sellise kas tunnetusega või siis päris asjaga kokku puutunud? Ikka on küll. Filmikoolis me ikka rääkisime, kui olid võttepäevad, siis me nagu rääkisime, et olgu filmijumalad armulised meile täna, et me saaks need ülihead kaadrid. Ikka toimub maagia või hommikuti mõtleb küll, et iga päev me jahime seda perfektset duublit, aga see võib olla ka selline, mida me ei saa ette määrata alati, et mingi äkki ma annan sellele näitlejale nüüd täna õige sisendi ja siis juhtub mingi see, ta teeb midagi uut moodi ja tuleb mingi hoopis selline tulemus, mida me ei plaaninud isegi. See on küll minu jaoks maagiline. Aga ja juba see, et me võtame inimesed, me sisendame neile täiesti teise karakteri ja siis me paneme need koos mingisse ruumi. Neil on nagu tahtmised ja siis see, kuidas nad hakkavad põrkuma meie silme ees selle kaamera pildi sees, minu arust see on küll maagiline. Kas sinu roll on siis mustkunstniku roll või siis valge looja roll? Looja, ja. Võin küll olla. Aga ma arvan, tegelikult ma proovin olla nagu, mul on nagu sõbra roll ka lavastajana, nagu näitlejate sõber olla lihtsalt või suhelda nendega nagu inimene võiks suhelda teise inimesega kui näitleja nagu, et ma ei tea, kas see oli hea ja mis ma nüüd teen, siis me ikka suhtleme nagu inimesed, proovin veel paremini. Sa oled nagu hea inimene? Hea tahtlikkus on üks hea väärtus, mida omada küll, ma arvan, jah. Seda on tunda ka, aga kes on siis sinu arvates nagu hea inimene? Mida see headus tähendab? Meil tuleb veel üks nagu sarnane küsimus. Pärast lõpus. Ja lõpus, aga selline küsimus. Hea tahtlikkus... see seisneb ikka selles, me tahame head teha. Ja me aitame ka endast võib-olla nõrgemaid vahepeal, minu jaoks vähemalt. Või äkki üldse, miks üldse olla siin elus, kui mitte, et seda maailma paremaks teha. Mina teen seda siis läbi filmide või ma vähemalt loodan teha nii hea filmi, et see teeb maailma paremaks või keegi, kes vaatab seda, saab sellest hea tunde või mingi mõte, mis aitab teda paremini elada. Ehk siis see elu mõtte küsimus on sinu jaoks lahti seletatud. Sa tead, mis on sinu elu mõte? Ma arvan, ma tunnen küll seda, mis on mu elu eesmärk. Ja kui ma olin äkki mingi 18, siis ma sain aru, et okei, ma pean filme tegema ja ma pean tegema neid nii mitu ja nii palju, kuni ma lõpuks teen selle õige filmi, mis on nagu kõige parem film, mis ma olen kunagi teinud. Ja siis ma saan olla nagu rahus lennata Baalile ja hakata joogatreeneriks teadmisega, et ma tegin selle filmi. Kas maailm siis sealhulgas sinu abiga liigub õiges suunas, et elu läheb paremaks, maailm muutub paremaks? Ma arvan küll, jah. Üks kõige esimene film, mis me tegime, seal oli üks selline lause, üks tegelane ütles, et mida vanemaks saad, seda sitemaks elu muutub. Aga ma ise olen täheldanud, et tegelikult mul endal on just praegu läheb kõik ainult paremaks, kui me iga päev parandame oma harjumusi ja
ja siht on paigas, siis tegelikult läheb nagu elu ainult paremaks. Ja sa usud, et näiteks 20 aasta pärast, et kui sa oled sama noor nagu mina näiteks, et sul see tunnetus ei kao, sa nagu usud, et läheb nagu paremaks? No ma loodaks küll. Aga mis sa arvad, läheb paremaks või? See on nagu hea küsimus, et ma pean tunnistama, et mõnikord mul tekib nagu selline tunne, et nagu paremaks ei lähe, vastupidi. Aga noh, ma ei ole kindel, et see on alati objektiivse reaalsuse tajumine, et võib-olla see on ka lihtsalt selline subjektiivne tunnetus või vaade. Aga noh, kui me juba vanusest nagu räägime, et kui sina suhtled inimestega, kes on sinust vanem, mida sa tunned? Kas vanemad inimesed on nagu targemad või vanemad inimesed on üldse nagu teisest nagu planeedist, et see maailm muutub nii kiiresti, et sinu maailm versus, ma ei tea, näiteks minu maailm, et nad ongi nagu väga erinevad, et sest noh, juba homme, juba aasta pärast, et see maailm muutub veel kiiremini ja sina jõuad õppida ja kohaneda, aga nagu vanemad inimesed ei jõua ja see nagu distants nagu suureneb. Mm-hmm. On sul nagu selline nagu tunnetus või siis noh, vanem ja vanem, jah, võib-olla mõned asjad teab nagu paremini, aga nagu tegelikult meil on üks nagu arusaam maailmast. Mm-hmm. Mulle on vist alati õpetatud, et endast vanemaid peab austama, seda ma olen ka teinud. Ja mulle tundub küll, mida vanem inimene on, seda rohkem on temas elukogemust. Ja see on ka nagu tarkus. Mingi aeg mul oli küll väike, kui meil oli näiteks platsil näitleja, kes on minust vanem, siis mul oli natukene mingi ebakindlus, et ma pean nüüd talle ütlema, kuidas tema peab käituma, aga ma olen temast noorem. Ja siis üks näitleja, kes vaatas kogu aeg siukse pilguga, et sa ütled mulle, mis ma pean tegema nüüd, ja aga ma arvan, ma sain sellest üle. Mulle meeldib endast vanematega suhelda. Noorematega suhtleb, siis ma äkki ei õpi nii palju, kui ma räägin endast vanematega, siis ma saan rohkem, ma arvan. Spordist räägime ka. Spordist räägime ka. Nimelt nii sinu kui ka su venna küünarnukid ja põlved võivad olla nagu konservi avajad. Nendega võib ju päris palju viga teha vajadusel. Ei ole tänaseks saladus, et Tai Box on sinu selline teine sõber, nii-öelda, sest ma olen näinud sind ka treenimas. Kui oluline osa on Tai Boxil sinu elus ja kui palju on see sinu elu mõjutanud ka tänapäevaselt? Me läksime vennaga Tai Boxi trenni, kui me olime 13 äkki. Ja see küll kujundas meist nagu rohkem, me hakkasime muutuma rohkem nagu poisist noormeheks seal saalis. Aga kindlasti see on üks minu lemmikhobi ja see tegi mind väga palju tugevamaks. Aga siis äkki me käisime Lasnamäe koolis, meid otseselt ei kiusatud, aga me ei olnud nagu üli võib-olla austatud või tuntud, aga siis kui me Tai Boxi läksime, siis keegi ei tulnud meiega jamama enam. Ja, aga sealt ma võtsin väga palju õppetunde oma edasisse ellu, kuidas käituda, mitte ainult kuidas lüüa, vaid kuidas olla parem inimene, ma arvan. Mis sa arvad, kui palju selline ala distsipliini õpetab su kehale ja meelele? Ja
õpetab täiega, kuna see ei ole ainult siis nagu ainult füüsiline, vaid see vajab väga palju mentaalset distsipliini, et sellist asja teha, et minna sinna saali mitte ainult kord või 2 nädalas, vaid mitu korda nädalas ja et jääda kindlaks sellele, et on vaja rutiini, et sellist asja teha, et olla piisavalt heas vormis ja minna üldse ringi ja vajab küll meelekindlust. Mis on või oli sinu jaoks kõige nagu raskem trennis? Kas see rutiin, mida tuleb hoida ja ilma selleta tulemust ei ole, või siis, ma ei tea, esimene nagu fight ringis, mis oli sinu jaoks nagu kõige nagu raskem? Ma arvan, kõige raskem oli minu jaoks selline 5 minutit enne seda, kui minna ringi. Siis oli nagu tõesti, et ma arvan, et siin mõlemad mehed teavad, mida see tähendab. või lõpuks sellest sai nagu, kui käia juba mingi 10-15 korda ringis, siis see nagu vähenes ja lasi lahti sellest hirmust, aga tihtipeale me käisime võitlemas klubides, kus määratigi mingi vastane ja sa näed nagu paberil seda nime, mingi Vadim tuleb mulle vastu ja siis näeb teda kuskil seal saalis harjutamas, siis vaatab, et okei, kui hea ta on. Äkki ma olen tast parem, äkki ta lööb ülitugevalt. Siis 5 minutit enne on nagu juba nii palju mõtteid on oma peas, et see on hästi intensiivne olukord, kus üldse olla ja kuhu ennast panna. Ja. Aga kuidas sa said sellega nagu hakkama, et mis on nagu sinu, ravi võib-olla ei ole õige küsimus, aga see ütleme nii skeem, mille alusel sa tunned, et sa oled valmis vaimselt, et sa oled enesekindel, et see, et enne võistlusi närv on sees, see on normaalne. Ei ole ühtegi normaalset inimest, sportlast, kellel ei oleks seda. Aga pigem küsimus on selles, kuidas sportlane nagu saab üle. Et ja tavaliselt igal sportlasel on nagu mingi instrument, käitumisviis või mõtteviis, et kuidas ta saab nagu sellega hakkama. Kas sul tekkis ka või nagu harjumusega tuli ka nagu tasakaalu? Kuidas sellega oli? Või? Ma mäletan, ma vist mul oli ka, äkki see on nagu mingi mantra või mingid mõtted, mida peas korrutasin enne, kui ma läksin sinna. Ja need olid tihtipeale kas siis kombod või õpetused, mis mu treener oli mulle jaganud. Üks kõige lihtsam, kui panin nagu närvissima, oli nagu, et okei, käed üleval ja lõug all. Siis mul nagu okei, et ma ei hakka, mul on lõug all, mul on käed üleval. Ja vahepeal ma lõgasin kombosid. Siis tihtipeale, kui minna ringi, siis see läks väga kiirelt see asja, et keegi tuleb sulle vastu ja siis hakati nagu plähmerdama, siis ma mäletan küll, ma lugesin neid kombosid oma peas, et okei, 1-2 low kick, 1-2 max low kick, teeme parem vasak haak, siis lähme põlvega ja sellised asjad. Ma arvan, et need aitasid mind nagu tuua fookust mulle. Kas sa ise seda mõtlesid välja, et see on see viis, kuidas ennast ette valmistada või sulle treener ütles? Treener niikuinii oli meie kõrval, ta ikka rääkis seda sama ja see oli võib-olla mu enda jaoks kuidagi kujunes välja niimoodi. Ja. Aga treener ka kogu aeg, ma arvan, et ta ei lasknud meil liiga palju üksi olla enne neid ringiminekuid, ta aitas ka mõelda seda strateegiat ja oli meie kõrval.
jah. Aga tegelikult see nagu lähenemine on mõnes mõttes nagu klassikaline, et see, et sa ise said aru, et niimoodi tulebki ennast ette valmistada, noh, tähendab seda, et sa enda teekonna kaudu jõudsid sinna, kuhu jõuavad teised sportlased tavaliselt treeneri abil. Et miks ma sellest räägin, sest noh, minu spordikarjääris oli nii, et mul tegelikult treenerit ei olnud, et ja kõiki asju ma pidin ise aru saama, ise nagu välja mõtlema. Aga just selline viis on õige kahel põhjusel, et esiteks sa tegelikult ei pea mõtlema enda vastase peale, ei pea vaatama, et kas ta on suur ja tugev, et sa enne ringi minemist sa pead mõtlema enda peale, mida sina oskad, mida sina teed, et kuidas sina teed. Ja teine asi, kui sa nagu kordad midagi, siis tegelikult sa puhastad enda aju. Sest mitte aju peab nagu töötama, vaid kehareaktsioonid. Keha reageerib kiiremini kui aju. Ja sa peadki enda aju puhastama, et mitte aju mõtleks, vaid sinu keha mõtleks. Sest keha reageerib mitu korda kiiremini kui aju. Ja siis, aga järgmine samm on juba see, et kui sa suudad seda teha, et sinu keha reageerib, sa ei pea nagu mõtlema. Tänu sellele, et see aju on puhastatud, siis mingi hetk sa oled juba nii kaugele jõudnud, et sa saad endale programmeerida ka strateegiat, ja? Et sa vaatasid enda vastast mitte 5 minutit enne fighti, aga vaatasid videosid, sul tekib mingi strateegia, sa saad aru, sul on tarkus, sul on võitluse tarkus. Sa seda endale programmeerid sisse, aga sa oled valmis, et keha reageerib, aga strateegia on üles ehitatud juba varem. Et nagu see on juba nagu järgmine samm. Aga noh, huvitav on just vaadata ja kuulata see, kuidas sina jõudsid, et tegelikult mitte iga sportlane, iga fighter on võimeline ise nagu jõudma nii kaugele, et ta ise saab aru, noh, mida tuleb teha ja et tavaliselt ikkagi treenerit. Aga mis oli siis sinu kõige magusam võit ja kõige kivedam kaotus ringis? Okei. Mul on mõlemad. Võtame kaotus enne ja siis räägime võidust. See oli natuke kive küll. See oli ka mingi Eesti meistrikad äkki. Ja siis minu kaalus ei olnud õiget vastast, aga üks äkki oli vanem vanuseklass oli olemas üks võitleja, äkki ta oli kuskilt Türkmenistanist ja siis mul treener ütles, et okei, võtame selle vastu. Arvan, et kas sa oled valmis? Ma ütlesin okei. Mul tegelikult oli väga hea tuju ja meil oli just oli olnud üks matš enne seda, kus ma olin liiga passiivne ja siis seekord ma olin just väga äksi täis, et ma võtan nagu initsiatiivi kohe. Siis see matš algas, see kestis mingi 5 sekundit ja siis ta lõi mulle sellise ülikiire spinning heel kicki ja mul see oli nii kiire, et mul nagu ma jäätasin isegi ja siis ma sain otse kannaga lõuga. See on esimene kord, kus ma kaotasin teadvuse ja siis ma ärkasin äkki mingi 5 sekundit ma olin nagu kustus ja siis see oli siuke tunne, et ma oleks nagu maganud väga pika une ja siis ärkan üles ja olen nagu, et wow, kus ma olen. See oli natukene kibe, kuna ta kestis nii vähe, aga see on nagu kõik, kes lähevad ringi, teavad, et see on üks nagu olukord, millega vahepeal peab aktsepteerima. See, keegi ei taha, et nii juhtuks, aga see võib juhtuda kõigiga. Et jah, pidin leppima sellega edasi minema. Aga üks lahedam Tais oli väga lahe. Üks kõige, mille üle ma olin väga uhke, oli see oli
äkki oli Sillamäel, siis oli, ma võistlesin klassikalises boksis ja mäletan, mul oli selline vastane, kes oli minust nagu ikka nii palju pikem ja siis ma juba higistasin, aga mul treener ütles, et jaa, et mida pikem ta on, seda kõrgem maa tal on kukkuda. Ja siis ma neelasin alla oma hirmu ja siis läksin ringi ja siis ma aina surusin talle lähemale ja siis ma lõin talle kõhtu siia alla ja siis ma juba nägin, et ta vajus alla ja siis ma panin talle, ma arvan, kõige tugevama litakalõuga, mis ma olen pannud, siis ta rohkem ei tahtnud, see oli väga nagu võimas tunne. Jah. ma arvan, et me saame aru, mida sa räägid, aga Keijo, kas sina tead, mida nagu tähendab nagu knockout, et oled seda olen kogenud? Ilma häbita ütlen, läksin tai-boksi 2014, mul oli kombat, sambo ja siis showmaadluse taust, eks ju. Mõtlesin, et vahet ei ole, küll ma hakkama saan, et lüüa ma ju oskan. Ja noh, treener arvas ka, et mul on rohkem kogemust selja taga ja ta pani mu ühe oma õpilase vastu, no tehke sparri ja tüppes mulle lõuaga põlve alla ja ma olin kohe tagumiku peal pikali seal ja siis juba vajusin sinna seina najale. Ja siis noh, saadi aru, et tegelikult olen ma ju täielik algaja, et see oli minu õppekoht ka, et kandke hambakaitsmeid. Ma läksin trenni ilma hambakaitsmeteta, et ma mäletan ainult seda plaksu, kui ta sambad kokku läksid, järgmine moment juba treener äratas mind. Väga kihvt treener oli mul, vene mees, süke suur, väga kuri, aga mind väga hoidis ja kutsus mind Rassa Mahaks ehk Wolveriiniks, nii et sealt see nimi mul ka tuli. Wolverine. Ja, et ei meeldi knockout, ei meeldi. Jah, mul oli ka selline kogemus nii ringis kui ka trennis tegelikult, aga noh, kuna ma tegelesin samamoodi mitte ainult taekwondoga, vaid ka kickboxinguga ja boksiga, et siis jah, sellised kogemused on ka minul olemas. Mis on sinu edasised nagu plaanid, et kas on mingi nagu suur asi, mida sa tahad ära teha või mida saavutada, et Hollywood. Hollywood, jah. Varsti. Me praegu kirjutame vennaga uut filmi. Kohe, kui me tegime viimase valmis, me teadsime, et enam-vähem, mis see uus on, aga meil oli natuke vaja aega võib-olla teha teistsugust tööd, teha teisi projekte. Aga nüüd me oleme hakanud kirjutama uut filmi. Aga selle me veel tahaks filmida Eestis. Aga ma arvan, et meis on 10 filmi kindlasti, mis peavad valmis saama. Aga sealt edasi kõik, ma arvan, et see on ma võiks varsti teha filmi, kus on siis juba mitte eestikeelne dialoog, ingliskeelne dialoog, et see jõuaks kaugemale, sellel oleks suurem vaatajaskond, et seda saaks levitada üle maailma. Ja lõpuks oleks, ma arvan küll, meie unistus teha USAs filmi. No me ühe oleme teinud, aga siis me teeme nagu, jah, ma olen nii palju USA filme vaadanud, see on kuidagi mul juba peas, et õige film on USAs, kus on need tänavad ja need lahedad autod ja Ameerika dialoog. Ma tahaks küll jõuda Hollywoodi. Kas sa oled mõelnud nagu selle peale, et kunagi tulevikus sa teed filmi, mille eesmärk ei ole nagu meelelahutus, et inimesed vaatavad seda ja võib-olla nutavad või siis see paneb nagu sügavalt mõtlema või siis inimene ei saagi aru, mis sõnum oli sinna sisse kodeeritud, aga saab aru, et see on nagu mingi suure mõttega film. Et midagi sellist, mis
see muidugi ei tähenda, et minu küsimus ei tähenda, et meelelahutus on ajuvaba, et kindlasti mitte. Et meelelahutus, igasugused sellised no, võitluskunstifilmid ja detektiivid noh, on ka tihti väga sisulised, mitte alati, aga võivad olla ka väga sisulised. Aga kui võtaks üldse nagu fassaadi maha, et mingi selline elulugu, mis paneb mõtlema ja võib-olla paneb ka nutma, et kas et ma lihtsalt kuulan sinu juttu ja mulle tundub, et millegipärast, et varem või hiljem sul selline soov tekib. Väga hea, võib juhtuda küll nii. Aga ma arvan, et äkki ma pean natuke veel elama ja et jõuda selle filmini, mis on nagu veel sügavam ja veel nagu intelligentsem. Filmitegijad teevadki, ma arvan, nad peavadki väga mitu filmi tegema, et jõuda selle sügama filmini. Ma arvan, et kui me teeks sellise filmi, jah, see meelelahutuslik aspekt on ikka see nagu, see on jah, see nagu kest selle ümber, mis seal sees tegelikult on. See võib ikka olla meelelahutuslik, aga tahaks küll teha filmi, millel on väga sügav sisu ja mis räägib mingist väga mulle tähtsast teemast. Ja. Kui tihti sulle, noh, tegelikult tihti ma arvan, aga ma ikkagi küsin, et kui tihti sulle kirjutavad fännid just mingi nagu sõnumiga, mis puudutab sinu loomingut, aga nad siis, et see ei ole nagu selline klassikaline fännikiri, et sa oled nii tore ja nii edasi ja tahan sinuga kohtuda. Aga kus ta püüab sinu käest midagi küsida, midagi arutada ja kus ta võib-olla toob enda sõnumi, ütleb, et kuidas tema näeb, et selliseid kirju. Aha, veits on küll. Rohkem, nad on haruldasemad, rohkem on neid, et joo, ma vaatasin teie filmi, ülikõva oli. See on nagu ka lahe. Või siis on aga on need haruldased inimesed, kes on, küsivad rohkem just, et ja ma vaatasin teie filmi, et ma tegin ise sellise filmi või et ma just arendan, mul on siuke idee. Just nooremad sellised gümnaasiumi või põhikooli õpilased mõned kirjutavad, et kas ma aitaks tal, kas ma loeks tema screenplay'd ja aitaks seda paremaks teha. Need on lahedad kirjad küll. Et keegi pöördub meie poole juba või vaatab nagu meile alt üles, on lahe. Ja ikka aitame. Kas ja kui palju sa oled kokku puutunud sellise negatiivse reaktsiooniga, noh, kas on päris hate või siis mõned kommentaarid, et sinu suhtes või sinu loomingu suhtes, et ja kas see on sinu jaoks noh, ka mingi kriteerium või sa ei pane tähele tegelikult? Mingi periood äkki mina ja Raul, üks asi on see looming, mida meie loome, teine on see bränd, mis on nagu meie nägu, mis on mingil määral nagu roll, mida me mängime. Vahepeal võib tunduda väga selline üleolev tegelane. Eriti kui me just mõni 3 aastat tagasi, kui me just nagu hakkasime koguma tuntust, siis hakkas natuke pähe ka, et vau, nüüd meid tuntakse. Ja siis küll TikTokis just on kõige nagu kõige agressiivsem kommentaarium või see sektsioon, kus nagu inimesed lihtsalt, ma ei tea, mis neil
kas nad harjutavad midagi või elavad midagi välja, seal on nagu tõesti agressiivsed kommentaarid. aga need nagu ei lähe mulle väga korda. või nad ei tee, nad on nagu naljakad. mul tuleb see film meelde, kus oli Seth Rogen ja James Franco lähevad sinna Koreasse ja siis Kim Jong-i tegelane ütleb they hate us because they ain't us. siis me Rauliga ütleme ka samamoodi, kui meil on heiterid või ennast nad ütlevad, mis nad tahavad. väga õige. Kas armastus on oluline sinu elus? On küll. Miks me muidu teeme asju ikka armastusest elu vastu või oma töö vastu on ikka. Kas mõni inimese vastu ka? ikka inimeste vastu. No muidugi no mul on ülinais naine, aga oma venna ja oma pere vastu ja oma kodumaa vastu on ikka armastus. Päris paljud asjad on mu kohta nagu jah. No ma ei tea, kas ma küsin või meil on aega veel sellega. jah, okei. Aga siis ongi väga hea, ma saan selle ägeda asja veel siia sisse tuua. Sina ja su vend praktiseerite väga palju Y2K moestiili siis, mis on siis ehk siis, kui kõik vaatajad aru ei saanud, siis Y2K on siis Year 2000, eks ju, et siis aasta 2000 stiilis käite päris tihti riides. See on praegu ka väga moes, ma vaatan, noored käivad riides praegu nagu mina 20 aastat tagasi ja seda on naljakas vaadata tegelikult. Aga see selleks, see oli kompliment, tegelikult on väga äge. Aga teie ema on ka ju päris badass, ta on ju moemaailmaga väga seotud. Ja kas see on, kas sa arvad, et te olete sealt pealt ka mingisugust inspiratsiooni saanud? Ikka jah. Meil ema ja kui me üles kasvasime, siis ta algus valis meil ise kogu aeg riideid. Ta väga palju kuulas ka sellist hip-hopi ja vaatas filme ja ta loeb üli palju moeajakirju, tal on väga hea stiilitunnetus, ta aitas ma arvan, kujundas meis ka mingi stiilitunnetuse ja ma ise kannan enam-vähem niimoodi, et mul oleks mugav laiad püksid ja siis ma saan ronida üle asjade, kui on vaja, aga mul ei hakka nagu kitsad püksid mulle lihtsalt ei meeldi igaks juhuks kui mul on vaja joosta või olla võtteplatsil terve päeva, siis ma pigem olen mugavalt riides. Väga hea. Vot see stiili küsimus, et kas sa arvad, et see on pigem naistele nagu oluline või siis meeste puhul nagu samamoodi? Et no see, mida sa ütlesid, et peab olema mugav, on ju tegelikult ka mõnes mõttes nagu stiil. Aga kui oluline üldse meeste puhul nagu selle peale mõelda, et kuidas ma näen välja, et kas on stiilne, kas on nagu moodne. Ma ei räägi sellest, et kas peab või ei pea hoolitsema nagu enda eest, aga ma pigem räägin juba, et selline teadlik nagu lähenemine, et ma tahan olla nagu stiilne, moodne, kas on oluline nagu sinu jaoks ja kas see on üldse nagu meeste puhul nagu peaks olema oluline? No hügieen kindlasti on väga oluline ja mees peaks nagu mõtlema küll oma välimuse peale, aga ma arvan, et riided ja asjad, mis mehel on nagu ei defineeri teda. Ma mäletan, mul isa küll väiksena nagu ütles, et ja, et need on nagu ainult riided, mis sul on seljas, et see, mis siin all on, see on nagu kõige tähtsam. Aga ma arvan, tänapäeval riided on nagu mingi
võimalus kujundada oma karakterit ka. See, mida kanda on nagu väga annab edasi, kes me oleme. Mõni mees näiteks käib ülikonnaga, siis ma kohe näen, et ta on nagu et see on nagu tõsine mees, kes ei tulnud siia asju tassima, vaid ta nagu mõtleb ja või ta tahab näidata, et ta on tõsine mees, aga tegelikult ei ole. 2 varianti ongi sellega. no on, igat moodi saab seda näha. Aga meie jaoks, minu ja venna jaoks me oleme nagu tihti kaamera pildis või kuskil, siis meil on kasulik välja näha meeldiv või esinduslik või nagu kujutada näha hea välja, see on nagu natuke oluline ka. Nõus. No kui me juba meestest nagu räägime, et läheme siis edasi, et noh, üks asi on stiil, välimus, riided, aga mis on see, just see sisu, mis on all, mis peaks olema selleks, et öelda, et see on nagu mees või missugune see mees sinu arvates peaks olema ja kas üldse on nagu mingi valem või tegelikult noh, et see on selline vanamoodne arusaam, et mees peab olema ja siis kõik see nagu loetelu, võib-olla see arusaam on iseenesest juba nagu mitte aktuaalne, et tegelikult ei olegi õige niimoodi asju arutada. Ja ma arvan, et minu kõige esimese arusaama sellest, mis mees on, ikka lõi minu isa, kes alati ütles, et mees peab olema tugev. Aga see vist ei ole ainult, tugevus ei ole ainult see biitsepsi ümber mõõta, vaid see on väga palju ka mentaalne. Aga selleni ma jõudsin, ma arvan, hiljem. Ma mäletan, kuidas isa rääkis, et meie vana-vanaisad, nemad, kes sõdisid Sinimägedes, need olid tõelised mehed. Neil ei olnud nagu nende elu oli väga palju teistmoodi, seal ei olnud seda küsimust, et kas nad lähevad sinna lahingusse, see oli auasi. Aga tänapäeval on küll natukene teistmoodi, meil ei ole, moodsal mehel ei ole väga palju relva või mõõgaga teha. Meil on nagu teistsugune mängumaa. Kas auasi on prioriteedist täna nagu meeste puhul, kas nagu ma arvan, et see, mida sa ütlesid, on palju olulisem kui see, nagu ma ei tea, tehniline võimekus mõõgaga või siis püssiga kuskile minna, aga vot see, et see on auasi, et see, kuidas sulle tundub, et täna, ma ei tea, meeste seas, noorte meeste seas selline asi on üldse nagu relevantne, et kas kellelgi on üldse selline arusaam? See on ikka haruldasem vist, jah. Au on nagu äkki on see, kui keegi on nagu jääb kindlaks oma väärtustele ja elab nende järgi ja teab väga täpselt, et nii on minu jaoks õige teha ja nii ei ole. Aga võib-olla seda näeb vähem millegi pärast. Jah, ma ei teagi. Äkki tänapäeva noorte seas on nagu lihtsalt selliseid olukordi vähem, kus nad peavad oma au näitama. Ma ei teagi. Minu jaoks see on ikka tähtis. Kas või kui tihti sul tekivad sellised nagu dilemmad, et näiteks, et noh, nii on lihtsam või kasulikum, aga nii on nagu õigem. See on minu väärtuste nagu süsteem. Et kas sul tekivad sellised nagu dilemmad?
ikka tekib minu igapäevatöös ka. Aga see ongi osa, see otsustamine on väga tähtis vahepeal või igal mehel peab olema otsustusvõime valida erinevate teede vahel ja vahepeal peab küll valima selle tee, mis tundub võib-olla, või selle otsuse, mis tundub raskem, aga tundub õigem. Näiteks minu töös mõni projekt, mis võib-olla on hea palgaga, nagu selline cash grab, aga võib-olla ei tundu nii õige, siis mõnikord peab sellest ära ütlema. Aga see tulebki kõik väärtustest. Ja no mulle nagu selline definitsioon meeldib küll, et otsustusvõime peab olema mehel ja sa pead oskama teha ka raskeid valikuid. Ja siis see tähendabki. No vist ei ole see väga korrektne, aga noh, võib ju öelda, et noh, siis sa võid tõepoolest öelda, et sa oled mees, et kui sa suudad otsustada ja kui on olnud valik, siis kui on vaja, siis sa valid ka seda raskema valiku. Ja ma arvan, et väga tähtis on ka jääda oma otsusele kindlaks ja nagu kui teeb selle otsuse, siis ei saa enam tagasi minna. Või vahepeal on tõesti vajalik ka nagu tunnistada, et äkki ma tegin vale valiku ja seda öelda. Aga ma arvan, et mehed tihtipeale, kui nad langetavad otsuse, siis nad jäävad kindlaks ja lähevad sellega edasi, kuni see on tehtud. Ja. No, tunnistamine on ka tugevus tegelikult, kui sa oskad nagu tunnistada, aga noh, ma arvan, et sinu puhul on ka teine meeste jaoks minu arvates vajalik omadus olemas, et sa suudad olla peen ja õrn ka, mitte ainult nagu tugev. Ja minu arvates ka see on nagu tugevus. Ja ma arvan, et see on ka sinu nagu loomingu osa tõenäoliselt, et need mõlemad nagu küljed nii sinu elus kui ka sinu loomingus. Ma ei tea, et kuna sinu arusaam maailmast on positiivne ja seda on rõõm kuulda, et asjad lähevad nagu paremaks, et ennusta siis meile seda parema maailma. Mis meid ootab? Parem maailm. No ma loodan, et Skynet ei tule. Aga Schwarzenegger võikski ikkagi tulla. Raske on ennustada niimoodi. Ma arvan, aga kõik muutub nii kiirelt. Aga meie tehnoloogiline areng ja tehisintellekti areng nagu ei tundu peatuvat kuskil. Aga ma loodaks arvata, et see teeb meie elu aina mugavamaks. Ja mine tea, äkki kliima aina soojeneb, muutub Tallinn ka veel soojemaks. Ja, ei ma loodaks arvata küll, et kõik läheb paremaks ja inimesed ka aina nagu kollektiivselt nagu muutuvad. Tegelikult raske öelda. Minu peas see oleks nagu nii ideaalne, kui kõik inimesed oleks rõõmsad ja elaksid harmoonias ja saaksid aru, et nad võivad koos elada, kui nad aitavad üksteist. Äkki me jõuame sinna kunagi. Loodame. Kuule, me võiksime ju rääkida tunde, küll aga peab ka päevaga vaikselt edasi liikuma. Sinu see, tead, ta ütles vist nii tugevalt selle ära ka juba, aga kui on midagi veel sinu sees, see võib olla sõnum, see võib olla midagi inspireerivat sinu generatsioonile või üldse kõigile, minu generatsioonile ja üldse kõigile inimestele. Mis on see sõnum
mida sa tahaksid enda seest välja tuua teistele, midagi head, midagi inspireerivat. See võib ka midagi olla, mis on sind väga palju aidanud või mille järgi sa ka väga palju elad, olgugi, et siin saate jooksul on juba väga palju läbi käinud, siis kindlasti seal on midagi veel. Okei. Jah, üks mõte, mille peale ma mõtlesin, me oleme, ma olen nagu oma teekonna alguses, me natukene oleme nagu saavutanud küll, aga ma arvan, et võikski öelda teistele ka, et kui nad väga midagi saavutada tahavad, siis võib-olla mõnikord on kasulik oma ego hetkeks kõrvale jätta. Et tihti ma näen enda ümber inimesi, kes väga palju lähtuvad sellisest enesekesksest motiivist, et ma tahan seda endale. Ja muidugi seda on vaja, sellist nagu grinderi mentaliteeti ja väga obsessiivset nagu mõtteviisi vahepeal, et saada seda, mida tahad. Aga mõnikord on kasulik ka praktiseerida natukene alandlikkust, et teistega koostööd teha. Ma arvan, et seda ma võin edasi ka anda. Ja enne kui me lõpetame, ma kuulsin linna pealt kuulujutu, et Keiu, äkki sul on homme sünnipäev või? Kui see saade välja tuleb, siis see on ära olnud ja ma tegelikult tõin sulle ühe kingitusega. Tõid juba ette ära? Aga ma mõtlesin, et kõige lahedam on, kui ma laivis selle üle annan. No, okei. Aga ma toon sulle ka või? Jaa. Keiu otsa vahepeal kommenteerid neid lahedaid WWE särke, mis kanname. Ja te kannate väga ägedaid WWE asju, jah. Siis ma tegin sulle ka ühe kingituse. Aitäh, mu sõber. Kuna meil on aega veel natukene, siis ma võtan selle kohe ruttu lahti siin. Aga mõtlesin. Mõtlesin, et kuskilt ei saa tellida sinu WWE särki. Minu seda Keiu Amazing pole seda WWE särki pole. Vau. Noh, jah, see toimib tegelikult. Aitäh. Palju on. Me võiksime novembris kohtuda veel üks kord. Me teeme seda kindlasti. Sest novembris on minu sünnipäev. Siis on vaja Mihhaili WWE särki. Okei. Ma omalt poolt tahan öelda seda, et olgugi, et ma olen väga selline old school ja 80-ndate hiirod ja 90-ndad, siis tegelikult olen ma väga, väga õnnelik, et nooremal generatsioonil on olemas sellised mehed nagu Esko Bros. Et te panite väga palju minu maailma ka paika. Ma tean teid mõnda aega ja pärast seda ma olen kõigile teist rääkinud niimoodi, et teate, et räägivad, et Gen Z on siuke ja sellised, siis tegelikult ei ole. Kõigil generatsioonid on oma need plussid ja miinused. Minul on, ma üritasin mitte ropendada, minul on väga hea meel, et olemas olete ja teie sõber Egert on ka väga äge mees, kes siin trenni teeb ilusti ja tõesti nii ägedaid noori on kindlasti veel. Aga mul on hea meel, et just teie minu ellu tulite ja mul on väga hea meel, et sa täna Mihhaili ja minu saatesse tulid, aga mul ikkagi, ma pean selle ühe asja ära ütlema. Ma arvan, et tegelikult Mihhaili sees see lambipirn läks juba põlema. Kas Mihhaili juurde taekwondo trenni läheks? See oleks ülikõva, jah. Ma taekwondos vist ei ole käinud. Siiani ei ole käinud, jah. Aga nüüd see võimalus kindlasti tekib. Okay. Väga äge, ma arvan, et sulle meeldib küll. Ilust päeva jätku, mu sõber, kõik head sulle. Jah, aitäh, et kutsusite. Voim ja vagi@gmail.com on see, kuhu te kirjutate meile, pange pöidlaid, saatke sõpradele ka edasi ja tegelikult, mis selle podcasti juures on äge, on see, et see on igale vanusele. Jah, jagage, share'ige, naerame kõik koos ja päeva lõpus ikkagi
K.O. Amazing ei ole tegelikult ju kuskile kadunud. Be amazing, stay amazing.